oluline, innustav. Ja kui luurele minna, siis ma ei läheks isegi pakkima, kohe minek. Fireball, tulekera, et see energia ja see on ikka väga innustav ja raskes olukorras ma arvan, et see on see, mis seda ettevõtet edasi viib. Arvestades seda valdkonda, kus me töötame ja arvestades selle valdkonna dünaamikat, siis ma paneks raamatu pealkirjaks, et pidurid on nõrkadele. Ehk siis me peame otsuseid hästi kiiresti vastu võtma, need otsused peavad olema õiged, maksimaalselt õiged. Ja minu arust Risto on just täpselt see õige inimene, kes on suuteline kiirelt vastu võtma olulisi ja õigeid otsuseid. See võiks olla ka, see on alles algus, sest mina näen seda sisemist jõudu, sisemist tahet teha asja südamega ja täiesti pühendatud ja ma usun, et ühtepidi ma kardan, teistpidi ma usun jah, et mingi hetk võib see Eesti jääda liiga väikseks tema jaoks. Kuna Risto on noor juht, siis ma natuke kartsin, et võib-olla sellist strateegilise juhtimise kogemusest ja ampluaast jääb natuke puudu, aga reaalsuses märkasin, et hoolimata oma noorusele Risto on tõsine visionäär. Ta näeb võimalusi kohtades, kus enamus inimesi kõndiks kaarega mööda, ei tunnetaks nagu mingit ärilist potentsiaali ja samas ta suudab need ideed ju juhile omaselt muidugi maha müüa ja reaalselt ka ellu viia. Et väga tugeva visiooniga inimene. Olles ka väga palju maailmas ringi liikunud, töötanud väga paljude erinevate juhtidega erinevatest riikidest, siis tohutu töövõime on muidugi nii-öelda juhtidele päris tihti omane, aga mis võib-olla ei ole nii omane, on see, et võime nii-öelda visiooni ja strateegia tasandilt väga kiiresti liikuda makrotasandile ja siis tagasi väga kiirelt lülituda ümber taas strateegilise ja visionääri tasemele ja see on ikkagi päris hämmastav, seda nagu väga tihti ei kohta, et nagu muusikaterminit kasutades ta suudab mitu oktavit korraga liikuda ja väga kergelt. Et see oli väga hämmastav ja väga positiivne muidugi. Risto töötab 24/7, see on nagu üldse mitte nagu sõnakõlksuna, vaid reaalselt, et vahet ei ole, mis kell või mis ajal sa nagu kirja saadad või sõnum, mis sa saad sellele igal juhul kiirelt vastuse. Ta töötab ju nagu tippsportlane, kes on pidevalt võitluses ja täisvõitlusvormis. Päeva lõpuks nende äriliste eesmärkide kõrval hoiab seda ju püsti ikkagi luud, lihased, veri ja ka see vajab puhkust varem või hiljem, ükskõik kui võimekas ja tugev sa oled, et minu soovitus on, et aeg-ajalt panna silmad kinni ja kuulata oma keha häält, mis keha ütleb, kas jaksad minna järgmise võitlusesse või peaks äkki korraks pausi tegema, et puhata. Ma arvan, et Risto põhiline innustamisrelv töötajate puhul on võimaluste andmine. Et ta annab inimestele hästi palju võimalusi ja jällegi see on juba inimese enda otsustada, kas ta kasutab seda võimalust ära või mitte. Ja ma jällegi enda kogemusest võin öelda, et väga paljud juhid ei pruugi neid võimalusi anda. Isegi Risto selline ütlemine ongi, et me oleme iseenda karjääri CEO-d, ehk siis me vastutame iseenda karjääri eest ja need ongi meie võimalused. Ja siis, kui sa tahad midagi ära teha, tuld. Meil on selline avatud uste poliitika, ehk siis iga hetk võib sisse astuda, küsida, saad vastuse ja sellist mingit vaibaalust mängu siin küll ei mängita. Pidurid on nõrkadele, ehk siis ta kunagi ei lähe närvi, jällegi ta on väga hästi kiiresti otsustab,
samas väga sellise, ütleme, külma närviga, kaine peaga ja noh, ma ei ole kordagi näinud, et inimene oleks kuidagi läinud pabinasse või hakanud mingisuguseid rumalaid tegevusi või otsuseid vastu võtma. Kriitilises olukorras siin on võib-olla näidata vaja, mitte sõnadega kirjeldada, kuidas inimene käitub ja on ju või öeldakse, et tiim muutub juhi nägu. Näitame, mida me teeme kriitilistes olukordades. Vaata, kriitiline olukord, seljad kokku, naeratus ja minek, saad aru? Näitame. Näitame.